Tere! Rõõm, et oled asunud kuulama Noorsooteatri taskuhäälingu 13. saadet. Siinses saatesarjas vestlevad erinevad teatritöötajad saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Avame ja analüüsime teemasid, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase loominguga ning avavad laiemalt meie teatri loomingulisi tegevusi ning eesmärke. Noorsooteatri taskuhääling püüdleb selle poole, et pakkuda argipäevas inspiratsiooni, julgustust, analüüsi ja mõttekaaslust nii noorele kui ka täiskasvanud kuulajale. Tänase episoodi teemaks on düstoopiad ja George Orwelli 1984. Ja külaliseks on kirjanik, mõtleja, õppejõud Jan Kaus ja mina olen Eesti Noorsooteatri näitleja ja lavastaja Taavi Tõnisson. Ütlen veel ka, et tänane taskuhäälingu episood on salvestatud avalikul salvestusel Eesti Noorsooteatri ovaalsaalis 13. märtsil 2025. aastal. Tere, Jan! Tervist! Aitäh, et sa selle kutse vastu võtsid. Aitäh kutsumast! Minu esimene küsimus sulle ongi, et aita mõista, mis asi on düstoopia ja mille poolest see erineb utoopiast? No, kui me räägime düstoopiatest, siis me ei mõtesta mitte elus olemise ilu, vaid mõtestame elus olemise valu. Ja muidugi düstoopiaid saab ju liigitada mitmeti. No kõigepealt võib öelda, et düstoopia on siis utoopia vastand. Kui utoopia püüab luua kujutlust siis täiuslikust ühiskonnast või täiustatud ühiskonnast, siis düstoopiad kirjeldavad enamasti siis ikkagi ühiskonna allakäiku ja nad kirjeldavad seda enamasti mingi poliitilise ebaõigluse kaudu. Et düstoopiad siis loovad kujutlusi mingitest sellistest ühiskonna vormidest, mis on ühel või teisel moel totalitaristlikud või kalduvad sinna poole. Ja kui rääkida nüüd konkreetselt düstoopia mõistes, siis on ju väga huvitav, et Orwelli 1984 puhul on soovitatud ka kakotoopia mõistet, mis peaks siis osutama võimalikest halvima valitsusviisi kirjeldamisele. Ja tuleb tunnistada, et Orwellil on see väga hästi õnnestunud. Ja seda mõistet on siis soovitanud just Orwelli raamatu puhul Anthony Burgess, kes ka on ise kirjutanud mõjuva düstoopia pealkirjaga Kellavärgi kapelsin. Ma ei tea, võib-olla teist on mõned seda raamatut lugenud Udo Oibo suurepärases tõlkes, sest selles raamatus ka kasutatakse sellist uus keelt, kus siis ühesõnaga originaalis Burgess segab inglise keelt muide vene keelega. Et on selline pool vene, pool inglise keel ja Udo Oibo on selle suurepäraselt eesti keelde tõlkinud ja sellest on Stanley Kubrick teinud ka mõjuva filmi. Ja ma arvan, et see düstoopia mõiste ei tohiks nagu hirmu tekitada, eks, et tast ei tohiks kuidagi liiga kramplikult mõelda, et minust saab neid düstoopiaid nii-öelda sisemiselt liigitada mitmeti. Näiteks mina olen mõelnud umbes nii, et on väga suur erinevus, kas düstoopia kirjeldab sellist ühiskonna allakäiku, mille ajend ei sõltu inimesest või siis sellist allakäiku, mille ajend sõltub inimestest või inimeste ühistegevusest. No, näiteks esimesse liiki kuuluvad sellised raamatud, ma mõne nimetan. Eesti keeles on võimalik lugeda Portugali nobelisti José Saramago romaani Pimedus, kus siis juhtub nii, et inimesed lihtsalt kaotavad ühel hetkel nägemismeele, see on ka nägemisvõime. Silmes ei lähe mitte mustaks, vaid valgeks. Ja siis Saramago kirjeldab, kui kiiresti kogu siis meie nii-öelda ühiskondlik korraldus seetõttu kokku kukub. Loo muudab põnevamaks tõsiasi, et loo siis peategelane üks naine, tema ei kaota silmanägemist. Et tema on siis ainus, kes näeb. Või siis näiteks raamat, mis eesti keeles pole ilmunud, üks kirjanik Kenneth Calhoun, kes on kirjutanud sellise raamatu nagu Black Moon, kus siis inimesi tapab unetus. Inimesed ei suuda enam magama jääda. See on ka päris õudne perspektiiv. Ja teise kategooriasse kuuluvad siis näiteks sama George Orwelli 1984, mõned kõige kuulsamad düstoopiad, eks ju, Orwellist umbes 15 aastat ütleme siis 1984 umbes 15 aastat varem kirjutas Aldous Huxley
raamatu Brave New World, hea uus ilm, mille pealkiri on ju, tuleb Shakespeare'i tormist. Ja siis näiteks Susan Collinsi Näljamängud, mis on ju väga populaarne, kirjeldab tegelikult ühiskonda, mille on loonud inimesed. Ja võib-olla siis uuema ajakirjandusest kindlasti tasub mainida Margaret Atwoodi raamatut Teeni Anna lugu, Handmaid's Tale, millest on ka tehtud vist telesari. Ja mis siis düstoopia žanri kaudu kritiseerib patriarhaati, mis siis Atwoodi loos on selline ultrareligioosne, kannab Gileadi vabariigi nime. Või teine võimalus näiteks on vaadata düstoopiaid sellise kas ajalise või geograafilise ulatuse või kestuse kaudu. Näiteks Huxley Heas uues ilmas on võimalik sellest düstoopilisest ühiskonnast väljuda, et on olemas ka mingid selliseid kohti veel, kus see düstoopia ei kehti, aga Orwelli raamat vähemalt jätab mulje, et sealt välja saada ei ole võimalik. Ta ei paku jah sellist alternatiivi minu meelest. Kuigi ei ole, on öeldud, eks ole, et maailm on jagatud 3, on 3 valitsevat superriiki, aga mitte kuskilt me ei saa seda informatsiooni, kas on mingisugune piirkond sellel meie maakeral, mis ei kuulu ühegi nende 3 koosseisu. Minu meelest sellest düstoopias seda võimalust ei ole meil antud. Ja jällegi sellest me kindlasti sinuga hakkame rääkima või sattume korduvalt sellele häirivale sarnasusele, eks meie praeguse maailmaga, kus räägitakse sellist nagu USA praeguse administratsiooni taotlusest luua ka sellise 3 superriigi, siis ühisvõim. Aga ma omalt poolt alustuseks küsiks su käest, et kuidas või millise teose või sündmuse kaudu sina üldse düstoopia mõistega kokku puutusid? Ja ma mõtlesin selle peale natuke ja ma arvan, et üks esimesi asju, mis mulle pähe tuli, on kogemus, mis puudutab meid kõiki, ma arvan, kes me siin saalis täna oleme, kui me mõtleme, millisest ajast me tuleme. Et rohkemal või vähemal määral see meie lapsepõlve aeg ju mööduski ühe düstoopia keskel. Tõsi, see oli küll võim, mis ei olnud enam oma tipul, eks. See oli ühiskond, mis oli juba lagunemas ja suurem osa minu lapsepõlvest oli ikkagi kantud juba mingisugusest lootusest või sellest valgusest seal tunneli lõpus, milleni me tegelikult ka ju jõudsime. Ma korraks mul tuli praegu meelde, et Boris Krois, üks kunstiteoreetik, on nimetanud Nõukogude Liitu riiklikuks sürrealismiks. Just. Mingisugune sürreaalne tunne tuleb alati meelde, kui ma selle aja peale tagasi mõtlen. Aga kui ma mõtlen kirjanduse peale või filmide peale, et kirjanduses üks autor minu meelest üks esimesi autorid, kellega mina kokku puutusin või kelle loomingus mina kokku puutusin düstoopitega tegelikult on ju Kafka. Sama Kafka protsess, mis on küll, ta on täiesti teistsuguse iseloomuga kui Orwell, aga ometigi on neis midagi väga sarnast. Seesama protsessi maailm, mis tundub täiesti väljapääsmatu, piinav, lõputu, kus võim on nii totaalne, et inimene puruneb selles võimus, tal puudubki üldse väljapääs. Puudub mingisugune lootus sellele isiklikule õnnele või mingisugusele vabadusele, ometigi püüdlus sinna poole on. No siis tulevad meelde ka igasugused filmid alates samast Näljamängudest või sari Lost, mida ehk paljud on näinud, või The Walking Dead ehk Elavad surnud sari, eks, mis käsitlevad kõik sellist postapokalüptilist maailma, kus kehtivad mingisugused täitsa teised reeglid kui meie tänases maailmas, samas jälle võrdlemisi sarnased või võrreldavad. Ja üks mõte, mis mind veel tabas, kui ma selle küsimuse peale mõtlesin, oli see, et ma olen ka täiskasvanu eas, olen meie naaberriigis, olen tegelikult omajagu käinud, ma olen seal õppinud, ma olen seal viibinud ja kuigi näiliselt suhteliselt demokraatlik ja vaba ühiskond, tänasest päevast ma ei räägi, ma ei ole nüüd ammu käinud. See hõng on seal, oli ka siis seal täiesti olemas. See teatavas mõttes nagu minna laskmine või selles nagu see tunne, et minust ei sõltu midagi. Võim on miski, mis käib minust nagu üle minu pea ja minul puudub igasugune võimalus seda võimu mõjutada või muuta või sellega suhestuda. Mul jääb üle ainult alluda. See tunnetus on mul meeles ka sellest ajast, kui ma meie sõbralikus naaberriigis õppisin. Ja
mingisugused paralleelid veel otse tänasesse päeva ka. Ma ei tea, kas te olete sattunud nägema, mina siin paar kuud tagasi ma sattusin sellise meemi peale. See oli siis pilt Elon Muskist, kes kandis mütsi Please make Orwell fiction again, mis tundus mulle nii irooniline, kui veel olla saab. Või siis ringleb praegu ka netiavarustus üks selline pilt, mille peal on siis George Orwell ja talle on siis omistatud tsitaat, mis inglise keeles kõlab niimoodi, et I wrote 1984 as a warning, not as a 3 instruction manual. Ehk siis, et ma lõin fiktsiooni, mitte käitumisjuhise või manuaali. No sellised asjad, mis tulevad meelde, aga missugune sinu kogemus düstoopitega on? No mina arvangi, et George Orwelli 1984 on mänginud minu kujunemises ääretult suurt rolli. Kui ma peaksin tegema mingisuguse edetabeli, kui ma elaks mingis düstoopilises edetabelite ühiskonnas, kus peabki mõtlema edetabelite kaudu või abil, et siis ma arvan, et kui ma peaks koostama oma mind kõige rohkem mõjutanud raamatute edetabeli, siis ma arvan, et 1984 kuuluks sinna täitsa ette otsa, esimese 5 hulka, ma arvan. Ja võib-olla isegi mitte seetõttu, mida see raamat sõnaga kirjeldab, ütleme, et see süžee on teine asi, aga et just see, et mis selle süžee kaudu tahetakse mulle öelda inimese kui sellise kohta. Et see on minu meelest väga, väga oluline. Aga enne kui me sinna Orwelli sügavamalt sisse kaevume, siis pisut võiks vähekene vahetada mõtteeka selle üle, mis on mind tegelikult päris palju vaevanud, et miks on düstoopiad nõnda populaarsed. Et mul küll ei tule ette viimasest ajast mingeid selliseid suuri Hollywoodi filme, kus räägitakse, kuidas kõik läheb jumala hästi. Pigem on ikka see, et kõik hävinevad ja mingi asteroid tabab maakera või mingid metsikud maavärinad või isegi ei tea kõikide nende filmide nimesid. Tähendab, tean küll, aga ma ei viitsi meelde tuletada. Et miks düstoopiad on nõnda olulised ja ma püüan kuidagi leida mingisugust seletust ja neid jällegi neid võimalikke seletusi on palju. Mul on üks mõte, et äkki inimesed ikkagi vajavad või inimkond tervikuna vajab mingit kujutlust mingist koledast kohast. Et meil on vaja mingisugust hirmuallikat ja ma hakkasin selle peale mõtlema siis, kui lugesin Eesti teadlase Jaak Panksepa raamatut Vaimuarheoloogia, mille ta kirjutas koos siis Jussi Piiveniga ja seal nad siis arutlevad kuna Panksepp oli neurobioloog, siis nad arutlevad siis sellele, et millest see inimese teadvus õieti koosneb või mis inimese teadvust määratleb. Ja kuidagi edasi riivamisi või kuidagi aimamisi asetuvad vastamisi selle tegelikult juba Platonist alguse saanud usuga vastamisi, et me oleme ennekõike mõistusinimesed. Et Panksepp tundub, et ta pigem ikkagi ütleb, et me koosneme ennekõike afektidest, et ennekõike mõjutavad meie käitumist ja mõtlemist afektid või tema ja siis Piven nimetavad neid emotsionaalseteks afektisüsteemideks. Ja neid oli vist seal 7 või 8, aga üks nendest on hirm. Ja Panksepp minu meelest ja Piven väga ägedalt kirjutavad hirmu kohta. Ma tsiteerin, väga mitmes mõttes oleme meie, inimesed, maakeral kõige hirmunumad olendid. Me suudame tekitada endale hirme, mis kõigi teiste liikide jaoks on kujuteldamatud. Tsitaadi lõpp. Ühesõnaga, teisisõnu inimesed on siis liik, kes ei suuda lihtsalt hirmu tunda, vaid nad suudavad ka hirme välja mõelda. Ja kusjuures mulle tundub, et seda suudetakse isegi nagu täiesti kuidas ütelda, süsteemsel tasandil, sellise sotsiaalsel, poliitilisel tasandil, et need hirmud võivad haarata endasse terveid ühiskondi. Ja nüüd võib jälle küsida, et miks nii? Et miks need hirmud sedasi levivad. Ja siis mul tuli meelde, et üks selline siis lääne kirjanduse selline suur nurgakivi Dante jumalik komöödia, et siis Dante Põrgu 3. raamatus on kirjutatud, et põrgu väravatele, et kõik lootus jätke astudes siit sisse. Ja ütleme, kui me räägime Orwelli 1984, siis seal armastusministeeriumi
ukse kohale võiks siis midagi sarnast kirjutada. Ja no mulle tundub, et kuna läänemaailm on nagu, eks ju, sekulariseerunud, et selline lai religioosne taust on kadunud, põrgu on kaotanud oma kõnekuse või ütleme piisavalt suure kõlapinna, siis on hakatud otsima põrgut maa pealt. Et näiteks vandenõuteooriad tegelikult ju loovad sellise kujutluse, et see põrgu on siin kohe käe ulatusest, on siin maa peal. Ja ütleme, vandenõuteooriatega on üldse see huvitav asi, et nad kirjeldavad nii-öelda reaalset düstoopiat, eks ju, et toovad selle fiktsiooni nii-öelda päris ellu. Ja mulle tundub, et kui keegi mõtleb vandenõu teoreetiliselt, siis ta mõtleb juba düstoopiliselt või siis ta juba ise elab selles düstoopias, et ta justkui vabatahtlikult asetab ennast düstoopiasse. Ja probleem on muidugi selles, et hirmud jah tõesti tekitavad koledaid kohti mitte lugudesse, aga ka tegelikkusesse ka. Ja paljud totalitaristlikud süsteemid siis toetuvad hirmule. Ja kui me räägime Orwelli raamatust, siis eks ju kardetakse nii välisvaenlast, eks ju Orwelli raamatu puhul siis Euraasiat ja Ida-Aasiat ja kardetakse sisevaenlast. Orwelli raamatus siis Emmanuel Goldsteini. Ja sellest hirmust siis ei saa mitte ainult mingi poliitika teostamise vahend, vaid tõesti täiesti eraldi eesmärk. Ja jällegi, hirm on tugevalt seotud siis viha ja agressiooniga, raevuga. Et mulle tundub, ma ei ole psühholoog ja kui siin saalis viibib mõni psühholoog, siis ma palun vabandust, kui minu aimdus on vale, aga mulle tundub, et viha, agressioon, raev on ikkagi nagu hirmu tagajärjed. Need hirmul ei ole mitte ainult suured silmad, vaid ka sellised, vahune suu ja rusikasse tõmbunud käed. Näiteks Orwelli raamatus samamoodi, eks ju, need vihkamisminutid. Ja. See on ju väga konkreetne võimalus kanaldada. Eks inimesele antakse kindel ajavahemik, mille sees ta tohib enda hirme välja elada. Talle antakse konkreetne vaenlane, kelle suunas ja kelle pihta ta võib oma hirmud välja elada ja vabandust, see annab tegelikult, kuidas see siis on. Mõnes mõttes lihtsalt tekkis praegu sild, et teatri kohta öeldakse ka, et teater on turvaline võimalus piirsituatsioone läbi mängida, eks ole. Et vihkamisminutid on ka teatud mõttes turvaline võimalus endast kõik välja elada turvalises keskkonnas ja pärast seda edasi elada. Võimu seisukohast, kelle eesmärgiks on ju inimest kontrollida, on see äärmiselt turvaline viis pluss, et jah, sulle on antud see konkreetne vaenlane, on see siis Emmanuel Goldstein näiteks, kelle pihta oma hirmud välja elada, oma viha välja elada, aga läbi selle võimaluse tegelikult on sul võimalus endast välja lasta ka kõik muud hirmud või kogu see allasurutus, eks ju, see on nagu mingi pinge leevendamise koht, nii nagu vanadel eestlastel olid need kärajad, eks ju. Ka turvaline keskkond. Ja mina mõtlesin siia juurde veel seda ka, et välisvaenlane, tähendab, et seesama, ütleme, küsimus düstoopiast, et miks me seda vajame? Ta kindlasti on, vähemalt minu enda jaoks, on ta vajalik võib-olla selle jaoks ka, see nii kaua, kuni see jääb kuskile minust kaugemale, on ju sinna ohutusse kaugusesse. Ta on sellepärast vajalik, et läbi selle, ütleme, kas siis kirjandusliku kogemuse ma saan tunda, et meil on hästi, meil on turvaline, meil on hea ja teistpidi, et ta on ka põnev. Kuidas need inimesed, kes on siis, olgugi, et nad on fiktiivsed, raamatus näiteks tegelased või filmis tegelased, kuidas nad sellistes olukordades hakkama saavad ja küll ma elan neile kaasa ja olen empaatiline nende suhtes ja kurvastan nende pärast, kui nad ei saa hakkama ja rõõmustan väga selle pärast, kui nad saavad hakkama, on ju. Ehk siis ta toidab minu fantaasiat ja samas kinnitab mulle, et meil on kõik hästi. Meil on kõik hästi, jah. See on muide väga tabav osutus. Mulle tuli meelde sinu juttu ajal, et mitte paljud, aga mõned düstoopiad, mida mina olen lugenud, ongi just nimelt need postapokalüptilised ja sageli see postapokalüpsis, ütleme moodne postapokalüptiline düstoopia, siis kirjeldab sellist nagu suurt keskkonnakatastroofi, et ütleme siis keskkond või looduslikud tingimused, ütleme siis loodus on kokku kukkunud, kui nii saab öelda. Mul meenub üks Ameerika kirjanik Cormac McCarthy raamat The Road, millest on ka film tehtud. Ja see raamat siis kujutab
düstoopiat, mille on siis vallandanud või millega on siis kaasnenud selline pöördumatu keskkonnakatastroof, et seal on temperatuurid on langenud, kõikjal on hästi külm, aga samas, eks ju, orgaaniline elu on välja surnud, on ju, ja selline väga mõjuv paradoks lükkab selle loo käima või kuidagi asub selle süžee taustal, et kõik on maha põlenud, metsad on nagu maha põlenud, et on mingid metsikud tulekahjud, aga samas on ääretult külm, et siis isa ja poeg liiguvad lõuna poole, aga soojem ei hakka. Et jah, see selline ja kui seda siis lugeda, siis tekibki see tunne, et meil ikkagi nii hull ei ole, eks. No meil siin mõned mesilased on välja surnud, aga üldiselt liigirikkust ikkagi ju leidub, eks. Looduskaitsealad on alles, enam-vähem toimivad. Et seesama efekt, eks, et sa loed põnevuse värinaga millestki, mis on veel problemaatilisem kui see maailm, milles sina elad, eks, milles lugeja elab. Ja seetõttu, eks ju ka, et me saame neid oma hirme kanaliseerida just nimelt, eks. Et me leiame, et minu hirmud ei vasta tegelikult nendele kõige õudsematele perspektiividele, mis asuvad ikkagi siiamaani veel nii-öelda võimalikkuse vallas, mitte reaalsuse vallas. Kuigi praeguses ajas, eks ju, ja mulle väga meeldis, kui me enne vestlesime ka, sa ütlesid, et sellest ei tasu ka võib-olla liiga heituda. Eks, et praeguses ajas tundub, et nii mõnedki hirmud, mis meil on olnud ja mis on tundunud siiamaani sellised pigem fantaasiavaldkonda kuuluvad, eks, et nad on muutunud järsku palju käegakatsutavamaks, palju reaalsemaks ja eks see kõik põhjustab mingisugust ärevust, eks see on ka põhjus, miks me nende teemadega täna tegeleme nii palju. Ja kindlasti me jõuamegi sinna Orwelli kaudu 84 maailma ja lavastuse juurde ka rohkem, aga siin minu jaoks ka aimub mingisugune põhjus, miks mulle tundub, et on järjest olulisem selle materjaliga praeguses ajas tegeleda. Väga õige, et ega mulle tundub, et inimene on hirmunud olend, on ju, et ma arvan, et ilma hirmudeta on võimatu elada, aga siis on nagu kaks valikut, kas sa tegeled nende hirmudega või mitte, kas sa vaatad nendel hirmudel otsa või mitte. Mulle tundub, et see ikkagi on targem neile otsa vaadata, on targem neist ikkagi rääkida ja püüda kuidagi neid hirmu piirjooni paremini silmete manada. Mis see hirm on, et tuleb sellest, et meil on tugev ellujäämisinstinkt, on ju. Ohutunne, see põhjustab. Muide, ühe seletuse ma leidsin veel sellele distoopiate populaarsusele ja see on tegelikult seotud utoopiatega. Utoopiad on süüdi selles. miks meile meeldib distoopiliselt mõelda? On üks raamat, mida eesti keeles ei ole olemas, selle autor on Gregory Claeys ja raamatu pealkiri ongi Utoopia. Ja ta ütleb, et utoopiatega on see probleem, et nad pakuvad liiga palju Spartat ja liiga vähe karnevali, liiga palju tsölibaati ja liiga vähe pilgarit, liiga palju tööd ja liiga vähe lõbu. Et ja ongi, et kui sa loed utoopiat, siis ma ei tea, võib-olla kui noortepärasemalt öelda, siis sageli tekib see tunne, et boring, eks, et utoopiad nõuavad pingutust ja sellest me ka võib-olla jõuame veel rääkida, aga üldjoontes jah, et nad kuidagi tunduvad võib-olla ka meie enda sellise eludünaamikaga võrreldes kuidagi liiga staatilised või liiga korrastatud, nagu uskumatult korrastatud, nii korrastatud, et seda on raske uskuda. Ja utoopia juurde võib-olla jõuame veel ka ringiga tagasi, aga et mulle tundub, et utoopia on eesmärgina midagi, mis on hästi ilus ja mille poole saab liikuda, aga mitte kunagi ei tohiks sinna kohale jõuda. Et samastasid praegu demokraatia ideaali, nii et eks mingisuguses mõttes see täpselt niimoodi ongi. Demokraatia on, eks ju, riigi vorm, kus me kõik saame olla osalised ja mida me saame iga päev harjutada. Ja meil tuleb seda iga päev harjutada, meil tuleb selles iga päev osaleda. Vaata, enne sa ütlesid minust väga täpselt, eks ju, milles see düstoopia perspektiiv tekib, on see, et inimene tunneb, ta ei ole ühiskonnas osaline. Ta tunneb, et minust ei sõltu mitte midagi. See on tegelikult düstoopilise reaalsuse selline seeme, kui selline seeme inimesesse istutatakse, et ta tunneb, et tema panusest ei ole kasu.
et demokraatia püsib nii kaua, kui nii võimalikult palju inimesi tunneb, et nende panusest on kasu. Noh, okei, nad võib-olla ei suuda osaleda poliitilises elus, eks. Nad ei taha astuda kuhugi erakonda, aga nad saavad näiteks selle 4. sektori kaudu, kodanikualgatuse kaudu, eks ju, kuidagi panustada. Et see on minust väga oluline küsimus, et demokraatia ei ole, noh, see ongi minust demokraatia totalitarismi suurim erinevus, et totalitarism pakub lõpetatust. Ta pakub sellist ühiskonna korda, mis on lõpetatud, eks, kus sa ei pea midagi mõtlema, eks ju, Glavna Komandjuši mõtleb sinu eest kõik ära, aga demokraatia on see, mida me pidevalt iga päev harjutame ja iga loome ja seal ei olegi tähtis see, kuhu me jõuame, vaid tähtis on see, et me üle pea teel oleme ja me katsetame ja pidevalt viimistleme. Ja ta on pagana raske, ta on sageli segane, ta on eksiteele sattuv aeg-ajalt ja eksiv, on ju, aga ma ei tea ka paremat või kaasavamat viisi. Selles mõttes olen jällegi isiklikust kogemusest võin öelda, et selles samas naaberriigis, mille nimegi nimetada täna väga tegelikult ei taha, kogemus minuealistest inimestest, kellel on totaalne tunnetus sellest, et nad ei saa mingisugusel viisil protsessi mõjutada ja ma mäletan ühte konkreetset arutelu, mis meil tekkis ja meie suutmatus teineteist mõista, sest mina ütlesin, et mul ei ole nii. Et mul ei ole seda tunnet, et mina ei saa oma riigi asjades kaasa rääkida. Mul on selline tunne, et mul on otseselt võimalus ja see on ainult minu enda küsimus, kui aktiivselt ma tahan panustada. Ja muidugi ma saan aru, see on küsimus ka väikeses riigis ja küsimus palju suuremas riigis, eks ole, kus on see seotus oma, see, kuidas on siis seotus juhtidega ta on palju, see kanal on palju pikem. Aga selle kaudu jälle jõuan lõpuks tagasi sinna punkti, et ma tundsin, et meil on hästi ja peame tegema kõik selle jaoks, et see hästi ka säiliks. Aga ma tahaks jõuda siit nüüd järgmise teema juurde, mis tundub ka äärmiselt aktuaalne ja ausalt öeldes iga päevaga järjest aktuaalsem. See on düstoopia ja tehnoloogia. Et kui me mõtleme Orwelli konteksti, siis ta on ju ka tehnoloogiliselt äärmiselt arenenud, eks ole, see maailm ja ongi küsimus, et kuidas Orwell küll oskas mingisuguseid asju ette näha, kuigi ta on muidugi ühemõtteliselt on ta analoogmaailm. Aga kõik need kõnerobotid, kõnemasinad, eks ole, informatsiooni töötlemise viis, kuidas seda talletatakse, kuidas seda kustutatakse, kuidas seda ühelt kandjalt teisele üle kantakse ja nii. Me oleme jõudnud digitaalajastusse ja isegi nii kaugele, et me räägime tehisarust, eks ju. Ja see tekitab teistpidi see düstoopilise olukorra, kus mul tuleb lihtsalt üks videolõik meelde, mida ma hiljuti nägin, kus 2 tehisaru pandi omavahel vastakuti suhtlema. Ma ei tea, ehk olete näinud ka seda lõiku. Pandi 2 tehisaru omavahel suhtlema ja esialgu nad suhtlesid inimkeeles. Ja üsna kähku, ma ei tea, 30 sekundi pealt nad said aru, et oota, aga meil ei ole ju vaja üldse omavahel inimkeeles suhelda. Et see on rudiment, see on kõrvalprodukt, meil ei ole seda omavahel teineteise mõistmiseks vaja. Ja nii ongi, et need 2 tehisaru omavahel hakkasid suhtlema ilma inimkeeleta. See oli üks päris huvitav selline digitaalsete helide maailm, mis sealt välja koorus, aga üsna hirmutav ka. Või kuidas sina näed, et milleni see tehisaru võib meid viia ja kui kaugel see düstoopia meist asub või on ta juba käes? See sinu osutus on ääretult adekvaatne. Mulle tundub, et tänapäeval on juba sellist intellektuaalset arutelu ilma tehisintellekti küsimuseta võimatu pidada. Ja kindlasti tehisintellekti tõsiasi, üldse kogu see tehnoloogiline areng, eks ju, ta sünnitab neid düstoopilisi perspektiivi hirme vähemalt. Ja see ongi üks probleem, et võib-olla siin on küsimus, kui rääkida konkreetselt tehisintellektist, siis üks probleem väljendub selles, et inimesed, eks ju, kui nad loovad mingeid teisi teadvusi või teisi olekuvorme, siis nad on ikkagi kõik nagu inimkesksed. Et kui me mõtleme, et kõik jumalad, eks ju, ütleme, et see antiikjumalad, neid oli palju ja nad käitusid väga inimlikult, eks, nad olid ka inimkujulised. Meil on raske nagu mõelda jumalast või jumalikust olendist, kellel ei ole nii-öelda inimlikke jooni. Ja kui mõelda näiteks tehisintellektis, siis üks minu näiteks lemmikfilme Blade Runner, mis põhineb ka siis kirjandusteosel Philip Dicki romaanil To Android's Dream of Electric Sheep,
siis Blade Runner ka tegelikult ju Blade Runneri emotsionaalne efekt põhineb sellele, et alguses me näeme, et seal on sellised androidid, on ju, robotid, inimkujulised robotid, lihast ja luust robotid, kes tegutsevad justkui inimeste vastu, aga siis ühesõnaga filmi käigus selgub, et nad tõesti ka tunnevad nii nagu inimesed ja nad võitlevad inimeste vastu seetõttu, et inimesed on nad siis modelleerinud selliseks, et nad saavad elada ainult 4 aastat ja nende jaoks on see nagu selline tõsine eksistentsiaalne küsimus, eksistentsiaalse ebaõigluse küsimus, miks ainult 4 aastat, miks meid on projekteeritud nõnda lühidalt elama. Ja sellel põhineb see asja efekt. Aga mis on minu meelest selle tehisintellekti suur oht on see, et just nimelt see, mida sa kirjeldasid, et ta ületab inimvõimed või et ta loobub nii-öelda inimlikkusest. Et tehisaru sõnaga hakkab nii-öelda näiteks, et ta omandab mingisuguse eksponentsiaalse õppimisvõime, et ta hakkab nagu õppima mitte ainult seda, mida inimene talle söödab või mida inimene käsib tal õppida, vaid ta hakkab õppima õppimist ennast. Ta saab aru, et õppimine ise on õppimist väärt ja see õppimise protsess võib ta tegelikult inimese sunnist või inimese mõjust vabastada. Et ühesõnaga need õppimismehhanismid ise muutuvad inimesele kättesaamatuks või arusaamatuks. Eks? Et täpselt see, mida sa kirjeldad. Ja noh, kui me nüüd läheme sealt tehisintellekti juurest tagasi, siis mulle tundub, et tegelikult need düstoopilised perspektiivid eksisteerivad ka palju lihtsamates asjades. Minu meelest näiteks sotsiaalmeedias. Et mulle tundub, et paljud inimesed elavad sellist minu vaatevinklist, sellist düstoopilist elu sotsiaalmeedias ja mul on endal ka pidev oht sinna sellisesse igapäevasesse düstoopiasse langeda, eks ju, see, et ma nii-öelda müün teistele ja müün ka iseendale iseennast, eks ju, et ma loon mingisuguse, ütleme, sotsiaalmeedias mingi kujutlusi iseendast, mis ei ole ju see nii-öelda ikkagi see päris mina, eks. Et ma ju kõiki oma hirme seal ei kaardistan. Muidugi, eks ju, neid sotsiaalmeedia kasutajaid on ka igasuguseid ja ütleme, mul puudub ülevaade. Et selles suhtes ma ei julge üldistusi teha. Mingisugune kujutis sinust, ta ei ole üks ühele sina, on ju? Jah, just. Ja just äsja ilmus Loomingu raamatukogus minu meelest väga tähelepanuväärne raamat, selle autor on Byung-Chul Han, raamatu pealkiri on Väsimusühiskond, kus ta siis räägib sellest, et kuidas me elame mingisuguse positiivsuse surval, eks, ta nimetab seda isegi positiivsuse vägivallaks, selline saavutusühiskond, eks ju, yes we can, ja siis see vabadus öelda endale, eks ju, et ma suudan, sünnitab veel sellise sunni situatsiooni, eks ju, et see muutub selliseks, ta on nagu esmapilgul köitev, eks ju, ma suudan, sisaldab rohkem vabadust kui ma ei tea, distsiplinaarühiskonna sa pead, eks ju, et keegi ütleb sulle väljaspoolt sa pead, vaid sa ütled ise endale ma suudan, aga siis sõnaga siis Han kirjutab, tsiteerin, et vabaduse ma suudan sünnitab veel enam sunde kui distsiplinaarne sa pead, mis käsutab ja keelab. Käskude jagamisel on piir, suutmisel seda ei ole. Lagi on täiesti lahti. Sundus, mis tuleneb suutmisest, on seetõttu piiramatu. Tsitaadi lõpp. Ja see suutmise sundus siis tekitab sellise vabaduse illusiooni, eks et isand ja ori on siis üks ja seesama isik. Ja see omakorda siis sellise väga enesekeskse enesesunni, mis omakorda siis Hanni järeldusel tekitab hulga vaimseid probleeme, sealhulgas kogu selle depressiooni sellise suure leviku. Nii et jah, vabadus ongi selle arutluskäigu raames orjus põhimõtteliselt. Ja mulle tundub et minust on väga, väga huvitav tõsiasi see, et Austraalia, eks ju, keelas alla 16-aastastel noortel sotsiaalmeedia kasutamise ära. Mina näiteks julgen arvata, et äkki siin on näha mingisuguse laiema protsessi algust. Ma mõtlen mõnes mõttes samamoodi ja ma saan aru, et see on see mõte iseenesest on võib-olla pisut egoistlik või ma sean ennast nagu paremale pulgale kui ütleme tulevat põlvkonda. Aga mulle tundub, et meie positsioon kõige virtuaalse ja digitaalse suhtes on me oleme natuke paremal positsioonil mõnes mõttes. Meil on mingisugune ettekujutus elust ilma selleta ja see annab ka mõnes mõttes sellise kriitilise mõtlemise veel või oskuse natukenegi kriitiliselt suhtuda kõigesse sellesse, mida meile siis algoritmid meie nutiseadmete vahendusel ette toovad, on ju.
Nooremal põlvkonnal ei pruugi seda tingimata enam olla, sest ja seda olulisem ilmselt on ka see töö, mida meil kõigil on vaja teha, et see kasvamine kõigest siis ütleme sotsiaalmeediast tulevaga nagu läbi põimudes, jah, et ühtepidi nad opereerivad selles maailmas palju kergemini kui meie, nad näevad palju vähem vaeva ja palju kiiremini saavad aru mingisugustest asjadest, aga teistpidi seda kriitilist mõtlemist jääb ka järjest vähemaks, sest et algoritm pakub sulle ju ainult seda, mida sa tahad näha, mis sulle sobib. Lõppkokkuvõttes sealt tekibki see mullistumine, see sinu enda keskkond, mis ongi nagu taastoodab sind iseennast kogu aeg, on ju. Ja sellega sa lõikad ennast ära mõnes mõttes nagu ülejäänud ühiskonnagruppidest ja no see on ju väga laialt levinud teooria, eks ole, et see on ka üks põhjus, miks me täna oleme ütleme sellises olukorras, nagu me oleme, miks meil on järjest keerulisem üksteist mõista, sellepärast, et me puutume kokku ainult meie algoritmi sobituvate vormelitega, inimestega, arusaamadega, me taastoodame neid kogu aeg, aga kõrvale vaadata on väga keeruline, järjest raskem ja siis, kui tekib mingisugune uus perspektiiv või mingisugune faasinihe meile, siis me pigem lõikame selle läbi, kui me sukeldume sellesse teise. Ehk siis see püüd mõista muutus läheb järjest vähemaks ja seda enam tundub oluline kõik see, mida me teeme ja et lugeda ja mitte ainult seda, mis sotsiaalmeedia sulle pakub, vaid lugeda ka päriselt füüsiliselt raamatuid, näiteks seesama Loomingu raamatukogu raamat, millest te praegu just rääkisid või siis ka Orwelli 1984 või ükskõik mida muud. Ja ma olen hakanud ka otsima raamatuid, mis nõuavad pingutust, et ma näiteks püüan lugeda raamatuid, mille puhul ma enam-vähem tean ette, et nad näiteks ideoloogiliselt ei kattu minu hoiakutega, et ma peaksin vähekene pingutama, et ma peaksin ennast väheke kohandama. Et ma ei otsiks kirjanduses seda, mida ma juba niigi tean, vaid ma otsiks kirjanduses seda, mida ma ei tea või millest ma ei oska mõelda või millega ma nõus ei ole. Et keegi raamatu kujul räägiks mulle, ütleme, sisendaks mulle, et ma ei mõtle õigesti. Kas sa oskad äkki mõne näite tuua viimasest ajast? No üks raamat, mis mul väga suurt muljet avaldas, oli Jonathan Haidti Õiglane meel, mis tegelikult ühesõnaga Jonathan Haidti see ideoloogiline positsioon on üsna sarnane minu omale ja tegelikult ütleme ka see taotlus, tal on sarnane minu taotlusele. Aga kuna ta püüab, eks ju, siis otsida, ütleme siis sellele konservatiivsuse ja liberaalsuse vahelisele pingele mingisugust nii-öelda ühist platvormi, et püüda mõelda sellest, et mis on näiteks ühes nagu padukonservatiivis ja ühes paduliberaalis ühist, et kas neil on midagi ühist. Ja näiteks väga lihtne vastus on, et loomulikult on, et mingid asjad on neile väga pühad. Need pühad asjad on lihtsalt erinevad, aga suhe, eks ju, et mul on vaja midagi, millesse nagu kirglikult uskuda, et see on sama. Ja tegelikult see ei ole tühi asi, et see on täitsa kaalukas argument, et kui ma näiteks liginen inimesele, kes mõtleb minust teistmoodi, selle veendumuse usuga, et tema suhe oma veendumustesse on sama kirglik kui minul, et siis on juba väike samm, eks ju, üksteise mõistmise poole. See ei ole veel üksteise mõistmine, aga see on samm sinnapoole ja mulle tundub, et ilma selle sammuta ei ole meil üldse mingit lootust. Ja muide, Haidt on ka see autor, kes sarnaselt Pankseppale ja Pivenile räägib tegelikult sellest, et see mõistususk on tegelikult meid ummikusse jooksutanud. Et kuna me arvame, eks ju, nagu Platonil oli, eks, et mõistus oli see kaariku juht, et ma arvan, et me oleme mõistuslikud olendid, siis Haidt seab selle nagu tõsiselt kahtluse alla. Ta arvab, et me kasutame mõistust mitte tegutsemiseks, vaid tegude õigustamiseks. Et ma saadan mingisuguse ajuvabaduse korda ja siis hakkan seda ratsionaliseerima. Mina tegin seda tegelikult sellepärast. Tema tegi samamoodi, aga tema puhul ei ole see õigustatud. Minu puhul on see õigustatud. Mina tegelikult, ma ikkagi, Et aga üldiselt jah, et mulle meeldis seda raamatut, seda õiglast meelt seetõttu lugeda, et ma pidin ka ikkagi pingutama, et olla Haidtiga nõus selle ühise platvormi otsimisel, selle otsimise mõttekusel.
ja sellele, et inimesed, kellest ma mõnikord üldse aru ei saa, tegelikult võivad tunda maailma suhtes, just nimelt tunda, mitte mõelda, aga tunda maailma suhtes täpselt samamoodi nagu mina. Ja tunnete tasandil, need mõlemad tunded on ühtmoodi, ma ei tea, kas nad on õigustatud, aga nad on ühtmoodi reaalsed. Eks? Nad on selles mõttes täiesti võrdsed. Korraga tekkis kohe mitmesse erinevasse suunda minevaid mõtteid. Millegipärast tuli meelde koroonakriis. Ja see, kui keeruline meil oli selles, alustan võib-olla sellest, et meie vaba maailm, piirideta ühiskond, liigu, reisi, kauple, nii palju kui tahad, eks, et kui kiiresti need piirid lukku läksid, kui kiiresti kõik need väärtused prügikasti visati, kui palju ja seda kõike muidugi eesmärgistatult, eks, ja mitte, ma arvan, mitte kergekäeliselt, et kuidas neid muidu nii iseenesest mõistetavaid vabadusi kinni keerati ja kuidas me sellele siis reageerisime ja kui erinevalt ja missuguseid lõhesid see meie vahel tekitas, kui keeruline oli meil üksteist korraga mõista, eks ole, neid inimesi, kes uskusid, et tehakse õigesti ja neid inimesi, kes siis uskusid, et käitutakse valesti. Ja siin minu meelest, see on ka üks minu elu üks kõige düstoopilisemaid kogemusi ja seotud ka väga hirmudega, lihtsalt nüüd tõmban kuskile sinna algusesse tagasi veel, et konkreetne näide, et sellel kõige kriitilisemal perioodil, kui me kõik olime kodus ja kõik kartsime, ma ei olnud oma vanematega suhelnud väga mitu kuud kokku puutunud üldse ja siis nad elavad Tartus, nad lihtsalt tulid sõitma ja sõitsid siia Tallinna lähedale, kus ma elan, aga me ei kohtunud mitte minu juures kodus, me ei kohtunud isegi mitte minu juures aias, vaid me kohtusime maanteel. Niimoodi, et nemad olid ühel pool autot ja mina oma perega olin teisel pool autot. Ja me suhtlesime siis see 5 või 10 või 15 minutit, eks, ja siis nad sõitsid edasi. Ja kui haiget see meile kõigile tegi, aga me saime aru, et seda on vaja teha, sest meil kõigil oli tohutu hirm. Minul hirm oma vanemate pärast, sest nad on juba vanemad inimesed ja ma ei tahtnud, kuigi me olime olnud, ma ei tea, 6 aega juba kodus, eks ole, ja tõenäosus, et keegi meist midagi kannab, oli väga väike, aga ikkagi. Üks asi, mis minu meelest koroonakriis tekitas, see on ka mingi sellise tõsise ja väga olulise nihk oli see, et ta muutis ennustamatuse peaaegu et nagu riiklikuks poliitikaks. Et ennustamatus enne seda oli ütleme minusuguste haritlaste selline mõtteharjutuseks. Saime intellektuaalsete sõpradega kokku ja muide, kas sa arvad, et elu on ennustamatu? Ja ma arvan küll, et elu on ennustamatu. Aga et siis muutus see selliseks, et see ennustamatus paiskus kuidagi igapäevasesse ellu ja eks ju riik pidi hakkama ennustamatuse põhjal otsuseid vastu võtma. Ja me pidime kõik, eks ju, nii üksikisikutena kui ka terve ühiskonnana selle ennustamatusega hakkama saama. Ja mis selle käigus siis selgus on see, et kõik need probleemid, nii meditsiinilised kui sotsiaalsed probleemid on nõnda komplekssed, et neist on nagu väga raske, eks ju, kuskil, ma ei tea, ringvaates 5 minutiga ülevaadet anda. Mida siis paljud, eks ju, meditsiinispetsialistid olid sunnitud tegema. Eks nad olid sunnitud tegema mingeid üldistusi, mida inimesed võtsid siis tõe pähe ja siis, kui selgus, et selle üldistusel on umbes 500 erisust, on ju, et siis saadi nagu nende inimeste peale pahaseks. Et me ei tulnud selle komplekssusega toime. Ja et ütle, kas ei saaks seda nimetada düstoopiliseks juba, et maailm nagu tundub liiga keeruline? Kuidas selle maailma keerukusega toimub? Oled sa mõelnud selle peale? Ma olen selle peale natuke mõelnud küll ja ma arvan, et igal ühel meist on neid hetki, kui sa tunned, et seda kõike on natuke liiga palju, et eriti siin viimasel ajal on kohati selline tunne, et lihtsalt lainetus lööb üle pea kokku, et pisut nagu upud ära sellesse, aga mis mind aitab alati, siiamaani on näidanud, on ikkagi vist tagasi sinna juurde. Et see arusaam, et jah, ma ei suuda lahendada kõiki maailma probleeme. Ilmselt mitte kunagi. Ma ei suuda lahendada isegi mingit osa nendest, aga võib-olla, et väga pisikese jupikese suudan. Ainult midagi, mis puudutab mind ennast, eks ole. Ehk siis tagasi sinna põhiväärtuste juurde ja arusaamine sellest, et jah, need probleemid on olemas, jah, nendega peab tegelema, aga see et ma ei pea täna ära lahendama. Võib-olla, et mingi selline mõte, mis aitab nagu tagasi pinnale saada. Minust sa praegu avasid minu jaoks ainsa tõsiselt võetava utoopilise perspektiivi, mis meil kasutada on. Ja sellest me jõuame veel rääkida. Ma lihtsalt mõtlengi, et tegelikult see, et maailm muutub üha keerukamaks,
üks sotsioloog Niklas Luhmann on rääkinud lausa keerukuse morfogeneesist, kasutanud siis evolutsiooniteooria sõnavara, et keerukus muutub üha keerukamaks. Mida rohkem me selle keerukusega tegeleme, seda keerukamaks ta muutub. Ja et see selline sageli see esmane reaktsioon sellel on selline metsik lihtsuse iha, et ka näiteks kõik need vandenõuteooriad tegelikult ju püüavad leida väga keerukatele küsimustele väga lihtsaid vastuseid. Et muide selle kohta ka hiljuti ilmus üks ääretult hea raamat, seal on 3 autorit, Andreas Fentsel, Mari-Liis Madisson ja Mihhail Lotman. Raamatu pealkiri on Varjatud märgid ja salaühingud. Seal nad räägivad ära, et millest siis ütleme üks vandenõuteooria koosneb, et selle ülesehitus on väga lihtne, eks ju. Esiteks, et just nimelt, et vandenõuteooriad ongi, nad nimetavad neid kaose vähendamise strateegiateks, et mõelda välja mingi lugu, millega saab kogu seda komplekssust väga lihtsalt kirjeldada. Esiteks, vandenõulased teevad teadlikult kurja, eks ju, nagu kunagi Villu Reljan ütles, struktuurides on kallutatud jõud, siis nende see kuritegevus jääb osaliselt varjatuks ja kolmandaks, nende tegutsemine vähendab üldist heaolu. Et inimesed siis oma ebakindlusele ja oma hirmudele leiavad seda sellise välise põhjuse, eks ju, projitseerivad oma hirmud keskkonda. Aga mulle tundubki, et sina pakkusid praegu juba välja ühe võimaliku sellise vastureaktsiooni sellele, et sa ei pea nagu maailma keerukusest aru saama, vaid sa astud sammu tagasi ja nii-öelda, kuidas lihtsalt öelda, võtad rahulikult. Aga ma sain praegu aru, et me pole eriti nagu Orwelli 1984 õieti jõudnudki, et ma hüppaks siis kohe järsult sinna ja esitaks sulle sellise küsimus, et räägi, et mis on selles raamatus see kaalukeel või selline motiiv, miks sa pidid seda oluliseks lavastada. Võib-olla sa oled sellest juba mingil määral rääkinud, aga siis võid seda vähekene üle rääkida ja ole ja räägi sellest ka, sellest oleks ka väga huvitav teada, et mis on sellise materjali lavale toomise kõige suuremad nii-öelda küsimused või kõige põnevamad küsimused? Ja, ma pean vist alustama sellest, et Orwell oli mu teadvuses muidugi ju palju aastaid juba. Eks ma olen lugenud tema Sigade revolutsiooni, mitte Sigade revolutsiooni, vabandust, Loomade farmi, kogu aeg on need sassi, need nimetused oma veel. Ja samamoodi 1984 väga ammu, aga ma, kui tekkis plaan nüüd siis lavakooli 32. lennu noortega nende diplomilavastust teha, siis ma hakkasin otsima materjali ja lugesin päris palju erinevaid tekste ja jõudsin kuidagi uuesti siis selle 1984-ni ja ma ausalt öeldes olin ära unustanud vahepealsel ajal selle, et kui tsiteeritud looga on tegu, et kui palju meie kaasaegses kultuuris tegelikult et kui viidete tiheda on, eks ole, et kui kauge, ütleme, et kui palju meie kaasaegne kultuur on tegelikult sellest teosest mõjutatud. Ja see tuli mulle avastusena ja pluss muidugi kogu see situatsioon, milles me täna elame, see pilt, mis avaneb, kui sa vaatad maailma poole. Ja mulle tundus, et sellel tekstil on hästi suur potentsiaal kõnetada ja ma võin natuke avada ka, miks, et jälle see mõjub ilmselt sellise keskealise mehe targutamisena, aga et ma mõtlen, et meie põlvkonnal on üks kogemus. Meist nooremal põlvkonnal seda kogemust ei ole. Neil on ainult mingisugused jutud kuskilt kaugusest, on ju, aga mida see reaalselt tähendab, nad ei tea. Ja mulle tundus äärmiselt põnev võtta need noored ja võtta see materjal ja panna nad kokku ja et vaadata, mis siis juhtub. Eks. Mis see materjal siis, millest ta siis mu jaoks kõneleb? Et muidugi seda me kõik ju teame, eks ole, jälgimisühiskond ja supervõim, mis on kontsentreeritud ainult väga väheste kätte ja inimesed, kes selle käes kannatavad.
minu jaoks vist kõige olulisemaks teemaks siin tegelikult on küsimus sellest inimhinge terviklikkusest või mis juhtub inimesega, kui tema käest kõik ära võtta. Mis juhtub inimesega, kui ta vastutab kõige eest, aga tal ei ole mitte midagi. Ta isegi ei tea, mille eest ta vastutab. Kui kõik, mida sa teed, mõtled ja tunned, saab olla ainult kas õige või vale. Ja see tundus mulle nii hirmutav perspektiiv. Ma tahtsin seda natukene uurida. Need inimesed, kes selles 84 ühiskonnas elavad ja ma ei pea siin silmas nüüd siis parteiliikmeid, kelle kätte on koondunud võim, vaid ütleme inimesi, kes on lihtsamad parteiteenistujad, kellest siis tinglikult midagi ei sõltu, et nad on ju täiesti pidetud. Nendelt on ära võetud nende ajalooline mälu, nad ei tohigi mäletada. Nad ei tohi mäletada, mis oli enne revolutsiooni. Nad ei tohi mäletada isegi seda, mis juhtus eile, kui võim ütleb, et seda ei tohi mäletada. Ja see mulle tundub see pidetus või selline identiteedi puudus, et see viib inimese hingeliselt sügavasse kriisi. Ja seal on minu jaoks 2 varianti. See kas taltud, allud, murdud, lähed katki ja funktsioneerid niimoodi, et su aju on läbikärtsanud, et sa ei mõtlegi mitte midagi. Või siis teine võimalus on see, et sa mõtled, tunned ja reageerid kõigele, aga surud seda kogu aeg enda sisse. Et mitte keegi su ümber ei tohi teada, sellepärast, et mitte kedagi ei tohi usaldada. Üks virvendus su pilgus võib tähendada seda, et sa kaod, et sa hukkud, eks. Selle loo peategelane on Winston Smith, kes töötab Tõeministeeriumis. Mäletate selles raamatus, eks ole, on Tõeministeerium, mis tegeleb tõe fabritseerimisega, Armastuse ministeerium, mis tegeleb represseerimisega, Külluse ministeerium, mis siis justkui on keskendunud siis toiduteemadele, kes on lugenud, teavad, missugune situatsioon toiduga selles maailmas on. Et seda ei ole põhimõtteliselt, vaid seda on väga vähe. Ja seal eks ju siis toidu ratsioone vähendatakse ja avaldatakse uudised, et suurendati. Just. Winston Smith töötab Tõeministeeriumis. Ta on mees, kelle see süsteem on üles kasvatanud. Ta on kasvanud üles ilma perekonna ja vanemateta, seal on üks hästi traagiline lugu tema minevikus, üks kõige valusam punkt tegelikult tema minevikus, kus ta on sooritanud ühe enda arvates reeturliku teo lapsena ja selle tagajärjel on ta nagu põhjustanud oma perekonna hävimise. Vähemalt ta ise mõtleb niimoodi. Ja selle tulemus on ta jäänud üksinda, võim on ta üles kasvatanud ja ta on selles võimus, selle võimu keskel või selle süsteemi sees elanud palju aastaid, ta on sellega toime tulnud, aga ühel hetkel hakkab see äratuskell ta kuklas kuskil kumisema. See on miski, mida ta üritab endas alla suruda, ta üritab sellest mitte välja teha, aga ise teate, mis juhtub meiega, kui me üritame, ma ei tea, kui sul on hambavalu ja sa üritad sellest mitte välja teha, eks, millega see lõpeb. See lõpeb sellega, et lõpuks sa pead sellele järgi andma, eks. Hambavalu ei lähe iseenesest üle, kui hambavalu on väga väike näide või kui su hing on katki, eks. See lõpeb väga halvasti või sa pead sellega hakkama tegelema. Ja Winstonil on ka see pidev närv tunne, miski tema sees on ja ta ei oska sellele isegi nime anda, aga siis juhtub see, et ta kohtub Juliaga ja leiab endale teatava eesmärgi, ta saab aru, et niimoodi edasi minna ei ole võimalik. Ma ei taha tervet seda lugu ära rääkida, ilmselt selle ümberjutustusel ei ole mõtet, aga kui te mäletate, siis ühesõnaga läbi Julia leiab Winston endas mingisuguse enesekindluse, ta leiab konkreetse sihi, ta tahab asuda vastu sellele võimule ja teebki selle suunas reaalseid samme. Paraku selgub, et kes kellega mängis, kas tema võimu või võim temaga, tuleb välja, et võim temaga. Eks ja Winston kahjuks hukkub enne, kui ta üldse jõudis midagi teha. Eks siis selle teose kontekstis võim jääb peale. Aga mis mulle meeldib mõelda on see, et kui võim hävitab Winstoni, siis sellega võim hävitab ka iseenda. See oli üks küsimus, millele ma tahtsin sinuga jõuda ka, et küsida su käest. Nüüd, paralleelid selle tänase maailmaga on ilmselged. Kui me nüüd alustasime tööd selle materjali kallal, siis mõtlesime dramaturgide või dramatiseerijate Mihkel Seedri, Maarja Moori ja Joosep Lõhmusega mõtlesime päris pikalt, et millisel viisil sellele materjalile läheneda ja tegelikult jõudsime lõpuks sinnamaani,
nii nagu see lugu kirja pandud on, teatud mõttes nagu mõistujutuna, on ta kõige puhtam, ta on kõige valusam ja ta on kõige ausam, et ta ei vaja mõjumise jaoks mingisugust ekstra tänapäeva toomist või kaasajastamist või ja sellest joonest lähtuvalt ma olen üritanud ka nüüd siis lavastust luua. Mis on kõige keerulisem? Kõige keerulisem tegelikult on mitte ei ole need situatsioonid või ütleme dialoogid ja suhted inimeste vahel, aga kõige keerulisem on kogu selle masinavärgi lavale seadmine. Et see on see, millega me tegeleme, selle teatud esteetilise lähenemise leidmine. Ma olen inspireerunud tegelikult koomiksite maailmast ja niimoodi öeldes ma püüan mitte vähendada seda, mis Orwell kirja on pannud või mida me mõtleme, aga et ütleme, et see tonaalsus, see laval eksisteerimise viis vastandab siis omavahel masinlikkust või ütleme pildilikkust ja siis kõike seda, mis on inimlik. Ja kuskil seal see pingeväli on nende kahe vahel. Lugu on äärmiselt fragmenteeritud ja ütleme, et seda lugu läbivaks teljeks tegelikult on Winstoni teekond siis sinna terviklikkuse või selle tõe poole. Nagu talle meenuks kogu aeg midagi või ma ei oska seda paremini praegu kirjeldada. Minu jaoks ta kindlasti on hoiatuslugu ka. Ta on mingisugune meeldetuletus iseendale, et võimu ja ütleme siis tegelikult mitte võimu, vaid selle kurjusega, selle julmusega tuleb tegeleda, sest muidu tegeleb tema sinuga. Sest ükskõiksus on kõige hullem asi üldse, mida mina oma elus näinud olen. See printsiip, et mõisaköislas lohiseb või et minust ei sõltu ju midagi. Sõltub küll, alati sõltub. Või siis ka see, millest me siin põgusalt omavahel rääkisime, see irdumine või eemale, isegi see samm tagasi. Samm tagasi võib teha küll selleks, et anda endale mõtteruumi natukene, aga ühiskonnast eemaldumine või enda ja ühiskonna sidemete läbilõikamine, toome näited erinevatest gruppidest, kes on asutanud oma utoopilise sekti või inimestest, palju lihtsamalt ka inimestest, kes põgenevad ära kuskile maale ja loobuvad sotsiaalmeedia kontodest ja panevad kinni oma telefonid ja üritavad elada seda lihtsat elu, et see igal juhul viib see lõpuks hummuks siis pikemas või lühemas perspektiivis, nii usun mina. Ehk siis mulle tundub, et irdumine ei ole ka variant. Mulle tundub, et tegelemine on ainuke variant ja see võib-olla, et ongi minu püüd tegeleda. Samm tagasi, mitte samm eemale. Jah, samm tagasi, mitte samm eemale. Ja kui nüüd proovida seda pikka juttu kuidagi kokku võtta, siis jah, minu jaoks nii naiivselt, kui see ka ei kõla, on lõppkokkuvõttes küsimus paaris asjas. Hästi naiivselt öeldes, see on küsimus headusest ja kurjusest. Teistpidi vaadates küsimus lootusest, kas üldse on mingisugust lootust? Et kas me suudame järjest reaktsioonilisemaks muutuvas maailmas, kas me suudame jääda inimlikuks, kas me oleme piisavalt targad, empaatilised, et teatud valikutest, mille tagajärjed võivad olla liiga äärmuslikud, nii äärmuslikud, et me isegi ei suuda endale seda ette kujutada, kui äärmuslikud, et sellistest valikutest hoiduda. Et kas meil on see mõistuse hääl kuskil siin sees või südame hääl kuskil sees olemas, mis ütleb, et stopp, oota, just nimelt, mõtleme korraks koos, rahulikult, püüa enne mõista, kui hukka mõista. Et äkki me siis jõuame uuesti sellesse loovmise faasi. Mitte, et äkki me, sest praegu tundub, et me oleme mingisuguses sellises hävitamise piiri peal olemise faasis. Ehk sealt hakkab see lootus kuidagi uuesti kumama. Ja. No jah, võib-olla siis praegu on hea võimalus mul ka rääkida, et mida mina selle raamatu juures nagu kõige olulisemaks pean või miks see raamat on mind enda tugevalt mõjutanud või ma isegi usun, et muutnud, et miks ta oleks seal minu top 5. On see, et räägiti on ju, eks ju, selle raamatu paralleelidest stalinistliku režiimiga ja natsi-Saksamaaga. Aga mulle tundub, et Orwell ikkagi astub siit ikkagi sammu mitte tagasi, vaid edasi. Et ta ikkagi näitab mingisugust sellist siis ühiskonna korda,
kus on võimalik inimene nagu täielikult ära hävitada ja ma ei mõtle isegi nagu füüsilist hävitamist, vaid eks ju see efekt, mis siin ju tehakse, on see, et inimese hing tapetakse enne tema keha, et inimene tegelikult sureb 2 korda. See on nagu armastusministeeriumi eesmärk. Ja selle kaudu näitab minust Orwell, et kui kerge tegelikult on inimese identiteeti hävitada. Näiteks see sama Margaret Atwoodi Teenianna lugu on, seal on see mina jutustada ohvred, kes saab mõelda nii, ma tsiteerin. Selles peitub mingi jõud, kui sosistad sündsusetuid asju nendest, kes võimul. Selles on midagi meeldivat, vallatut, salapärast, keelatut, erutavat. See on nagu nõiatrikk. Sa lased neist õhu välja kui kummipallist. Tsitaadi lõpp. Ja siis minu meelest Orwell kirjeldab seda, kuidas muuta sellised nii-öelda sündsusetud mõtted võimatuks. Ja minu elu on väga mõjutanud üks 1984 käsitlus, mille autor on Ameerika filosoof Richard Rorty, kes leiab, kui ma nüüd väga üldistatud kokku võtan, et küsimus ei ole mitte niivõrd selles, et nii-öelda Orwell kirjeldab stalinismist ja natsismist efektiivsemat süsteemi, vaid selles, et ta tegelikult avab julmuse olemuse. Ja siin mängib väga olulist rolli üks romaani teine tegelaskuju, ütleme siis, kes Winston Smithiga armastusministeeriumis nii-öelda tegelema hakkab. Tema nimi on O'Brien. Ja O'Brien on selles mõttes väga huvitav tegelaskuju, et ta on julm, ta on ärakordselt julm, ta on empaatiavõimetu, aga ta on väga intelligentne. Ja see on üks asi, millele meile võib-olla ei meeldi mõelda, et Mao Zedong oli ka suur raamatute lugeja ja Stalin käis ju teatris ja helistas Bulgakovile ja Pasternakile. Muidugi iseenesest need kõned ei olnud nagu meeldivad, aga igal juhul ta pidas suhtlust haritlastega oluliseks. Aga O'Brieni puhul on oluline veel see, et ta on valmis nii-öelda ideoloogia nimel teist inimest nii-öelda metoodiliselt nii-öelda alandama, ta on valmis hävitama selle inimese vaimu. Ja kui Taavi siin mainis seda Julia teemat, siis minu meelest Julia on veel nagu 3. väga oluline tegelane siin raamatus, sellepärast, et Julia kaudu Winston Smith leiab, eks ju, armastuse. Ja armastus teadupärast, eks ju, tõeline armastus on selline antisotsiaalne värk. Ka siin raamatus. Sellest on muide Jaan Undus kirjutanud suurepärase käsitluse, armastus ja sotsioloogia, kus ta tegelikult analüüsib siis Anton Ansen Tammsaare loomingut. Anton Ansen Tammsaare ma armastasin sakslast, elu ja armastust, nii edasi. Ja Undus jõuab siis Tammsaare toel järelduseni, et selline tõeline armastus, et oma olemuselt on siis antisotsiaalne, et teda ei anna nii-öelda ühiskonda sobitada, et kui seda kuidagi abieluga lahendada, siis see tegelikult, eks ju, ei ole autentne lahendus. Ja siin on samamoodi, et see armastus ei sobitu sellesse rangete reeglitega ühiskonda. Sobitub ainult see armastus, mida siis ühiskond ise nii-öelda seal armastusministeeriumis, kuidas öelda, siis toodab või praktiseerib. Ja minu meelest on see selline armastuse värdvorm, eks ju, see on see tappev armastus. Ja see tappev armastus saab elada ainult siis, kui ta suudab tappa elava armastuse. Ehk siis nagu selle Winstoni autentse tunded Julia vastu. No, see on väga ilus mõte. Kas ta just ilus, aga tugev mõte. Ja okei. Ja kõik sellest ma ei taha ka nüüd, eks ju, ära rääkida, mis seal toimub. Aga Rorty jõuab selle kaudu ja sellise minust väga olulise üldistuseni. Ta küsib, et kas on midagi tänapäevases selles komplekses, keerulises maailmas, mis inimesi ühendab. Et kas on mõni lugu, mis meid ühendab. Et kas on mingisugune, vabandust väljenduse eest, aga ütleme postmodernismis mõtled nimetad seda metanarratiiviks, mingiks suureks looks on ju, mis meid kõik ühendab. Ja Rorty vastus on, et ei ole, eks ju. Et osad inimesed on kristlased, teised inimesed ei ole kristlased, osad inimesed, ma ei tea, usuvad psühhoanalüüsi, teised ei usu. Aga meil pole ühtegi lugu, mis meid ühendaks. Ja ainus asi, mis meid ühendab, on tegelikult võime tunda valu. Ja mitte isegi siis ainult või ennekõike füüsilist valu, vaid võime tunda vaimset valu, ehk siis võime saada alandatud. Et iga inimest on väga kerge tegelikult alandada. Öelda talle, et see, mida sina usud, see, millest sina oled veendunud, et see ei maksa mitte midagi. Ja kasutada selleks mingid meetodeid, et inimene nii-öelda katki rebida, vaimselt katki rebida.
Ja siis see Roorti järeldus sõnaga Orwelli toel ongi see, et meil tuleks julmusest hoiduda. Et see on asi, mida tegelikult, mis inimesi ühendab, eks ju. Et püüd julmusest hoiduda. Ja see on muide väga utoopiline. See, ma arvan, on teostamatu. Aga mulle tundub, et selle utoopia olemasolu on mind nagu väga palju aidanud, sest siis see on aidanud mitte... No enne kõik on see aidanud mul ära tunda julmuse minus endas. Et kui ma näiteks olen kedagi kuidagi halva enesetunde tõttu kellelegi halvasti öelnud ja tundnud, et ma teen talle haiget. Et see on tegelikult selline igapäevane praktika, kuidas me saaks tegelikult utoopiat igapäevaselt praktiseerida. Mis sa praegu kirjeldasid, tegelikult vastab nii hästi sellele küsimusele, mida ma oleksin tahtnud su käest küsida. Et miks siis 1984 puhul, miks on võimu jaoks, O'Brieni jaoks nii oluline Winstoniga nii põhjalikult tegeleda? Palju lihtsam oleks ta ju lihtsalt hävitada ja oleks mure lahendatud, aga ei, et see on süsteemne töö, seesama ütleme siis Winstoni lõhustamine või tema väärtussüsteemi ära lammutamine, tema hinge katki trampimine, kuidas see on, mis see O'Brien ütleb, et kui sa soovid kujutada ette tulevikku, siis kujuta endale ette minu saabast inimese näos, nagu selle näo peale surumas ja igavesti. Eks seesama, et on armastus ja selleks, et see siis armastus suure venna vastu saaks toimida, on vaja ära purustada armastus Winstoni ja Julia vahel. Väga ilus või tugev viis selle mõtestamiseks. Kui ma õigesti mäletan, siis selle üks O'Brieni arvutuskäik oligi see, et ta ütles, et Natsi-Saksamaa ja stalinistlik Nõukogude Liit jäid ju poolele teele. Et Natsi-Saksamaal sa said, eks ju, näiteks võtame kas või Sophie Scholli või ükskõik sõnaga, kõik need, kes režiimile vastu astusid oma elu ohverdades. Nad said, eks ju, sel hetkel kui mõisteti nende üle kohut, nad said hüüda, et nad ei ole nõus selleks. Et keegi ei takistanud neid selles, eks ju, et stalinism oli efektiivsem, ta viis inimese keldrisse, eks ju. Eks ju, korraldati mingisugused avalikud kohtumõistmised, kus, eks ju, inimesed justkui mängisid kaasa, tunnistasid ennast süüdi, aga nad teadsid, et nad ei ole süüdi, eks. Nad surid teadmisega, et nad ei ole süüdi. Ja siis O'Brien ütles, et see on saatuslik viga, mis meil tuleb parandada, eks ju, et sa pead surema teades, et sa oled süüdi. Eks ju, et sa oled partei vastu eksinud, eks ju, et sa oled suure venna vastu eksinud. Muide, ma tahtsin küsida selle suure venna asjus, et see mind hakkas huvitama, et üldiselt totalitaristlikes ühiskondades on vaja isikukultust, et on vaja seda isikut, reaalset isikut, kelle poole alt üles vaadatakse, eks ju. Et ma arvan, see, mis oli aastal 1961 eemaldati sealt Balti jaama juures Stalini kuju alles, eks, et et ma arvan, kõik need Stalini plakatid ja need igal pool olid ju avalikus ruumis olid nagu need Stalini kujutsi täis. Ja siin ka suur vend on nagu ääretult oluline, suur vend jälgib sind, vaatab sind, sa oled kogu aeg suure venna valvsa pilgu all, aga seda suurt venda ennast me just ka nagu ei kohta siin raamatus, eks, et see suur vend ei lasku kellegagi dialoogi, et ta pigem tundub olevat selline sümbol, rohkem sümbol kui tegelik tegelaskuju. Et kuidas sina selle dilemma laval lahendad? Saad sa kergitada? Ma saan pisut avada. Ma olen püüdnud mõelda niimoodi sellel korral, et ma tahaksin, et kõik, mis lavastuses toimub, elus toimub, et see juhtub koha peal. Ehk siis suur vend on füüsilisel kujul olemas, aga ta saab alati vahendatud. Ehk siis ta jääb meile jätkuvalt kättesaamatuks mõnes mõttes ja kui ta ka ilmub füüsilisel kujul ruumi, siis see tema ilmumine saab toimuda ainult teatud nihestatud reaalsuses või et see on ilmumine Winstoni teadvusesse. Ehk siis päris füüsiliselt puudutada suurt venda mitte keegi ei saa. Nii nagu mulle tundub, et ka Stalinile ligi ei pääsenud, kuigi ta oli ju füüsiliselt olemas, eks ole, või ainult väga vähesed valitud pääsesid ligi.
Aga jah, et ta on ühtepidi, ta on täiesti plakatipoiss, ta on see esindusnägu, ta on see, keda kummardada, kelle poole pöörduda, kellest mõelda kõige paremaid mõtteid, keda usaldada ja lõpuks ka keda armastada, sest et ainuke lubatud armastusviis on armastus suure venna vastu, eks. Eks siis sedapidi on ta kõikide jaoks täiesti olemas, teistpidi on ta ikkagi väga kättesaamatu. Ma olen proovinud seda asja niimoodi lahendada ja samamoodi ka Goldsteini puhul tegelikult. Ma olen muide mõelnud seda ka küsida, et kas lavastuses kasutate seda uus keelt ka või seda newspeaki, sest mulle tundub, et jällegi see on jälle üks selline väikene, aga väga oluline element, ütleme siis kõnekas pisiasi selles Orwelli raamatus, millest saab tekitada paralleeli meie praeguse eluga, meie praeguse keelekasutusega, kus eks ju kantseliit sedasi tasapisi, aga järjekindlalt üha enam vohab, eks ju, et kantseliit levib igale poole. Ta tegelikult kantseliit on hakanud mõjutama ka nagu meie kõnekeelt. Et me kasutame üha rohkem kõnekeeles kantseliitlikke väljendeid. Et kas sul oli ka kiusatus uuskeelt kuidagi lavale tuua? Uuskeelega on see asi, et sellesse on ka lihtne sukelduda ja ära eksida. Tähendab, me kasutame uuskeelt kindlasti, aga mitte kogu lugu ei ole selle peale üles ehitatud. Ta on väga oluline komponent asja juures, mida see uuskeel näitab ja see pidev töö uuskeele kallal, eks ole. Et seal on üks lavastuses või selles loos on üks tegelane Saim, kes paneb kokku uuskeele sõnastiku 11. väljaannet ja ta ütleb väga selgelt, et see, mis nad teevad, on ju see, et nad hävitavad sõnu, eks. Aga sõnade kaudu me ju konstrueerime reaalsust, eks. Kui uuskeele väljamõtlemisega või siis konstrueerimisega ollakse jõudnud lõpuni, vaat alles siis on revolutsioon lõpetatud, sest siis puudub inimesel keel, tal puudub võime mõelda ja tal puudub võime sooritada mõttekuritegu. See on see ideaal, mille poole liigutakse. Selles mõttes mulle tundub see, et uuskeel on väga oluline asi. Ta on osa sellest ideoloogiast, ta on osa sellest utoopiast, mille poole püüeldakse. Aga ja ütleme nii, et läbivalt me siiski strateegiliselt uuskeel eksisteerib kindlates kohtades ja strateegiliselt eksisteerib ka vanakeel. Ehk siis Julia ja Winston, kui nad omavahel suhtlevad, siis suhtlevad nad peaasjalikult ikkagi vanakeeles. Ja võib-olla, et ühel hetkel ka pisut uuskeeles. Et jaa... Kas on äkki publikul tekkinud küsimusi, kommentaare? Minul on üks küsimus, see ei ole nii otseselt seotud. Ühesõnaga, küsimus on selles, et erinevad düstoopid, millest jutt oli, kui palju seal on sarnasust erinevas vanuses inimeste käsitlemisel. Lapsed, noored, keskealised, vanurid, millist rolli nad kannavad düstoopiates. Et kas on see, et vanurid, et minge mahakandmisel juba, et te olete ühiskonnale nagu koormaks ja noored on nagu väärtuslikumad või see ei ole mingi korduv muster, mida te olete märganud? See muster sõltub autori enda valikutest, et kuhu ta rõhu tahab panna. Näiteks Huxley oma heas uues ilmas tegeleb ju sellise geenitehnoloogia küsimustega, eks ka inimese nii-öelda aretamisega või Atwoodi vaade on kahtlemata feministlik, sellepärast et Teenianna loos, eks ju, kannatavad enne kõike naised. Naised on, ütleme siis see orjaklass, eks ju, kes on alla surutud ja kes peavad tegelema, eks ju, sünnitamisega enne kõike. Nii et see sõltub jah ikkagi nagu sellest, milles autor kõige rohkem ohtu näeb. Mida ta peab selles ühiskonna komplekssuses siis kõige probleemsemaks kihiks. Et siin jah, mulle tundub, et selliseid üldistusi on väga, väga raske teha. Ainus üldistus, mida saab teha, on tõesti see, et üldiselt see düstoopiline nägemus toob kaasa sellise, kas siis ütleme siis demokraatliku ühiskonnakorralduse kokkukukkumise, sellise totaalse kaose, nagu näiteks Saramago Pimeduses, mingi sellise militaristliku sellise riigipöörde või siis tõesti sellise totalitaarse ühiskonna, kus nagu reeglid on väga jäigalt paigas ja ütleme, et üksikisiku eest otsustatakse kõik ära, et selle kaudu saabki nii-öelda siis düstoopia mõõtu või sügavust järeldada
et milline on see üksikisiku liikumisruum, et Orwelli raamatus on see ju väga väike. Mul tuli praegu meelde ka, et enne jäi võib-olla mainimata, aga et Orwelli 84 on ju väga suur rõhk tegelikult sellele järgmisele põlvkonnale. Ehk siis need noorteorganisatsioonid, mis õpetavad inimesi ideoloogiliselt õigesti elama, mis kasvatavad seda järgmist põlvkonda, kellel puudubki reaalne side, puudubki reaalne kogemus, kes ei ole revolutsiooni ise näinud ega seda kogenud, vaid teavad ainult seda maailma, mis praegu eksisteerib. Ja see on üks väga suur motivaator selle loo peategelase Winstoni jaoks minu meelest. See tema enda, ütleme, temal endal teatud mälestused veel on, järgneval põlvkonnal neid ei ole. Et see tunne, et ta peab midagi tegema, mulle tundub, saab hästi paljuski tõuke sellest, kui ta näeb, millisena kasvatatakse järgmist põlvkonda. Ja ma hakkasin praegu sinu juttu saatel mõtlema, et üks, see on väga toores mõte, mille on praegu õhku heidan, aga üks võimalus tegelikult uurida võib-olla düstoopiad on vaadata nende suhete ajalooga, sest mulle tundub, et ajalugu on düstoopiale alati pisut ohtlik, sest ajalugu näitab meile seda, et inimesed on organiseerunud väga erinevatel viisidel läbi sajandite, eks. Väga erinevaid ühiskondi on loodud, väga kompleksid ühiskondi, eks. No me saame öelda näiteks, et ma ei tea, et näiteks Antiik-Kreeka linnriikides oli nii demokraatlikke külgi kui ka orjanduslikke külgi. Vana-Roomas samamoodi, eks. Tegelikult ütleme, kui vaadata, kuidas oli üles ehitatud Vana-Rooma vabariik, mis tegelikult ju siis keisririigi tulekuga hävitati, aga vabariik oli ju väga kompleksne süsteem, eks ju, kus igasugused konsulid, eks ju, preetorid, ühesõnaga erinevad ühiskondlikud rollid, rahvatribuunid ja nii edasi, pidid nii-öelda üksteist tasakaalustama. Konsuleid, eks ju, oli alati 2, on ju, et siis see välistas sellise ainuvalitsemise taotluse, konsuleid vahetiti välja igal aastal ja nii edasi, et sõnaga Vana-Rooma vabariigi ajal ikkagi püüti tekitada väga sellist komplekset valitsemisviisi. Ometi ütleme nii, et see demokraatia, millega meie oleme harjunud, et meil oleks seal Vana-Roomas üsna keeruline hakkama saada. Et selles mõttes mulle tundub, et ajalooteadvus on üks parimaid viise tegelikult düstoopiale vastu seista. Sest kui inimesel on hea ülevaade ajaloost, siis ta saab aru, et väga erineval viisil on püütud inimeste koosolemist organiseerida ja kõikidel nendel viisidel on omad head ja omad vead, mõnel moel, eks ju, on neid vigu olnud nagu kardinaalselt või väga suurel määral rohkem kui häid külgi. Mis jällegi, aga kuna need häid külgi ei saa kunagi välistada, siis meie elame sellises demokraatlikus ühiskonnas, kus on täiesti ka lubatud mõelda, et küll see Nõukogude Liidu aeg oli ilus ja hea aeg, eks. Just. Ja see ei ole otseselt, seda ei tohigi keelata, sedasi mõelda. Jah, mul on üks küsimus, mida ma mõtlesin, et ma küsin su käest, et mis sa arvad või kuidas sulle tundub, kui sa mõtled selle 84 peale ja mõtled siis selle partei ehk siis süsteemi ja suure venna ja siis Winstoni peale. Me suurem osa meist või kõik me teame, kuidas Winstoniga asjad lõpuks lähevad. Aga et kas saab eksisteerida süsteem ilma Winstonita? Kas hävitades Winstonit hävitab süsteem lõpuks ka iseenda? See on muide hea küsimus ja mulle puudub sellele hea vastus antud hetkel. Ma peaks selle üle järele mõtlema. Saaksime siin, äkki peaks nädal aega vahet ja siis tuleks podcasti tagasi, ma oskaks paremini vastata, aga üks asi, mis mulle pähe kargas, kui sa selle küsimuse mulle esitasid, on üks tsitaat ühest minu lemmikraamatust John Fowlesi Maagist, kus siis maagitegelas, kui Maurice Conchis ütleb sedasi, et küsimus või probleem ei ilmnenud ainult selles, et Hitler julges olla kuri, vaid ka selles, et miljonid inimesed ei julgenud olla head. Et ma ei tea, kas see nüüd päris vastus või ma kuidagi püüan sealt sinu
vastusest kuidagi elegantselt või vähem elegantselt mööda hiilida, aga üldjoontes ikkagi see üksikisiku roll on ääretult suur, sest ilma üksikisikuteta, ilma üksikisikute tahteta ei saa ka totalitaristlikku riiki üles ehitada, et üksikisikud peavad vabatahtlikult loobuma oma tahtest. Nad peavad võtma vastu teadliku olukorra, et nad loovutavad oma tahte siis juhtidele. Ja selline ühiskonnakord, eks siis võimaldab inimestel ju nagu ennast ohverdada. Kui Winstonit on armastusministeeriumis korralikult töödeldud, teda on pandud ilusti armastama suurt venda, siis ta ju ei näe enda isiklikus lõpus midagi probleemset. See ei tekita temas enam mingit nagu eksistentsialistlikku ängi, vaid see ongi nagu osa sellest üldpildist, ühesõnaga ta on muutunud siis selleks hammasrattaks. Ja mul on tunne, et minust on väga tark mõelda selle peale, et mida mina teeksin olukorras, kui äkki poliitiline süsteem kardinaalselt muutuks. Ma arvan, et meile kõigile meeldib mõelda, et kui näiteks olukord muutub ja tekib selline jäikade hammasratastega ühiskondlik kord, et siis minu selgroog ei murdu. Muidugi. Aga võib juhtuda ka see, et must endast saab hammasratas. Ma hakkan ise vabatahtlikult hammasrattaks. Et seetõttu mulle tundub, et üksikisikul on suurem jõud, kui me võib-olla oskame mõelda. Aga mina ka tegelikult veel ei ole seda endale selgeks mõelnud lõpuni, et kas süsteem vajab Winstoneid siis selles mõttes, et Winston kui keegi, kelle silmad on süsteemi suhtes avanenud. Aga mulle meeldib mõelda, et lootus on nagu seene eos, et mis ei hävine lõpuni mitte kunagi, et kui ta kord tekkinud on, siis isegi see, kes looti, isegi kui see, kes selle lootuse algataja oli, kaob, siis midagi jääb temast maha ja isegi Orwell küll väga peidetult, eks ole, ja hoopiski raamatu lisas, aga ta annab meile väikese lootuse kiire, et sellised süsteemid on lõpuks ikkagi määratud ka iseennast hävitama. Ja ma tahaks väga sellesse uskuda, et kurjus ei ole miski, mis on selles mõttes igavene. Ta võib küll transformeeruda, aga selleks, et uuesti tulla, ta peab aeg-ajalt ka hävinema. Ja siit avanevad juba sellised Pandora laekad, kuhu ühesõnaga, kas kurjusel on olemus või ei, et kas kurjus on headuse puudumine või mitte. Aga ma tegelikult ei saanud algselt su küsimusele õieti pihta, mu mõte hakkas hoopis teises suunas liikuma, et samas mulle tundub, et totalitaristlikud ühiskonnad väga vajavad vaenlast. Oi, täieks muidugi. Nad ei püsi ilma vaenlase kujuta või selle vaenlase tundeta püsti. Et siin lähen korraks jälle nende hirmud jutu juurde tagasi, et totalitaristlikud ühiskonnad, eks ju, toodavad hirme. Ja nad, eks ju, otsivad siis nendele hirmudele siis mingisuguseid selliseid füüsilisi kinnitusi. Ma ei tea, et seetõttu jah, aga ma ei ole muidugi kindel, et kas see hirmu objekt ka tegelikult peab eksisteerima. Ja siin on jällegi, selles suhtes jah, ma jällegi kordan, et ma arvan, et üksikisiku roll on siin väga suur, sellepärast, et kui see vastupanu on üksikisikus, on ju, et siis ühelt poolt on küll üksikisikut kergem kontrollida, aga kui vastu panevaid üksikisikuid on palju, siis on seda juba raskem kontrollida. Et sul on kerge kontrollida ühte, üksikisikut 10 on ka kerge, 100 on ka kerge, aga kui need on juba 10 000, siis on juba see kontroll keerulisem. Ja, ma olen nõus. Kas me peaks äkki lõpetuseks kuidagi proovima ikkagi ka, kuidas selle kohta öeldakse, peaksime proovima lõpetada positiivsema noodiga? Ja ma praegu otsingi seda kohta, et kus see positiivne saaks tulla. Et äkki võiks mõelda, et esiteks seda, kas me vajame tänapäeval utoopiaid, mulle tundub, et see vastus on nii sinu kui minu puhul jaatav, aga et milles sellised utoopiad siis võiksid väljenduda või kuidas võiksid väljenduda. Ja nii kaua, kui ma lasen sul võimaliku vastuse peale mõelda, sest mulle tundub, et ühe vastuse sa tegelikult ka juba andsid,
et mulle on nagu tundunud, et võt see utoopia on ka selline väga suure tähendusväljaga sõna, et ta on selline suure kandepinnaga sõna, ta ehmatab kuidagi ära, et kuule, paku mulle üks utoopia, eks, et see tundub kuidagi võimatu ülesanne. Aga see ongi viinud mõttele, et äkki olekski meil vaja hakata kõigepealt selleks, et utoopiani jõuda, mõtlema utoopias kuidagi teistmoodi. Mitte üldiselt üksikule, vaid üksikult üldisele. Ehk siis äkki ainus selline tõeliselt teostatav utoopia ongi mikroutoopia, ehk siis utoopia, mis on nii-öelda sama suur kui minu keha. Et see utoopia, mis väljub minust endast. Et kuidagi pöörata see utoopiline taotlus ümber, et mitte mõelda, kuidas eks ju, me saaksime muuta tervet ühiskonda. See on tegelikult võimatu. Mõelgu siis need valitsejad, mida nad tahavad, aga kuidas muuta kõigepealt iseennast, eks ju. Kuidas ja mulle tundub, et siin on tegelikult väga suur potentsiaal peidus see, et kui ma käsitlen iseennast, oma enda väikest keha ja teadvust kui sellist utoopilist üksust. No see sama asi, eks, kui hoiduda julmusest on ju. Või näiteks hoiduda apaatiast, mis on ka meil korduvalt siin jutus läbi lipsanud. Näiteks, et kui me näeme, ma ei tea, inimest bussis või tänaval hädas, eks ju. No ma ei tea, et ta on vana ja kukub pikali. Et ma ei kõnni tast mööda näiteks. Või ma ei tea, et on noor naine lapse käruga, kes ei saa, tänapäeval on bussid juba mugandatud, aga ütleme, et tal on mingisugune koht, kus ta vajaks kõrvalist abi, et me ei pööra pead ära ja mõtle, et see pole minu asi. Mulle tundub, et sellisest nagu igapäevasest tegutsemisest võib saada selline laiem ellusuhtumine, et ma olen üldse elu suhtes tähelepanelik, ma olen eks ju oma kaaskodanike suhtes tähelepanelik ja kui see hakkab levima, on ju, et siis ju üldine tundlikkus kasvab. Minu meelest sa võtsid praegu nii ilusasti kokku, ma ei oskaks siia praktiliselt mitte midagi enam lisada. Võib-olla see ongi... See on nüüd mulle väga utoopiline olukord. Et võib-olla see ongi paras hetk, et otsad kokku tõmmata. Aitäh, et kuulasid Noorsooteatri taskuhäälingu 13. saadet. Aitäh, Jan, et tulid külla. Aitäh, Taavi, ja suurt edu sulle esietenduse ja muidugi ka kõikide järgnevate etenduste jaoks. Aitäh ja uute kohtumisteni.